Tere, mina olen Marta ja see on Mis mõttes podcast, kus vaimsest tervisest räägitakse ausalt ja sügavuti. Siin saates ei jaga me eneseabinippe, vaid käsitleme vahel üsna keerulisi teemasid, sest meie sihiks on just need vaimse tervise küsimused, millele lihtsaid vastuseid ei ole. Mul on väga hea meel sind tervitada meie 3. hooaja esimeses saates, sest seekord teeme midagi teisiti. Otsustasime oma uue hooaja luua koostöös teiega, oma kuulajatega. Nii et küsisime, millised teemad vajavad põhjalikumat lahti rääkimist ja üks teema kerkis ikka jälle esile. Kuidas orienteeruda vaimse tervise maastikul, kus kõrvuti eksisteerivad tõenduspõhised ja alternatiivsed teraapiad. Nii et järgmise 4 episoodi jooksul tegelemegi just selle küsimusega. Me kohtume selleks 4 väga erineva kõnelejaga. Teadlase, psühholoogi, täiendmeditsiini esindaja ja riigivaatega. Me uurime seda, mis teeb ühe teraapia tõenduspõhiseks, miks osa lähenemisi jääb süsteemist välja ja kas see tähendab alati, et need on tingimata ohtlikud või ebaefektiivsed. Ja lisaks sellele on meil veel üks oluline muudatus. Igas episoodis kuulete te ka meie kuulajate reaalseid kogemusi. Millistest teraapiatest on nad päriselt abi saanud, mis ei ole töötanud ja miks? Me jagame neid lugusid selleks, et näidata, kui erinevad on inimeste teekonnad vaimse tervise süsteemis, kui erinevatest kohtadest abi otsitakse ja leitakse. Need lood kõlavad anonüümselt ja tsenseerimata, ilma igasuguse hinnangu või soovituseta, sest nagu vaimses tervises ikka, on iga tee isiklik. Sest ehkki meie oleme Mis mõttes podcasti teinud juba mitu aastat, on mõned küsimused, mis jooksevad niidina läbi kõikide meie saadete. Näiteks, kuidas me teame, mis töötab? Või kuidas mõõta mingi teraapia mõjusust? Ja kuidas teha kindlaks, et me ei tekita kasu asemel abivajajale hoopis kahju. Nii et tere tulemast 3. hooaega. Mina olen Marta Pulk ja see on Mis mõttes podcast. Saate on ellu kutsunud Stories for Impact. Hakkame minema. Ma proovisin eri psühhoteraapiaid, dialektiline käitumisteraapia, KKT, EMDR, sensorimotoorne psühhoteraapia, siis pereteraapias käisin, loovteraapias ja nõustaja juures, füsioteraapias, seal oli ka mindfulness ja selline erinevad lõdvestustehnikad kasutusel. Aga kõige rohkem on mul olnud abi sensorimotoorsest psühhoteraapiast, sest mulle hästi sobib selline kehaline töötlus, kehateadlikkust arendav meetod. Ja ka mindfulness ja lõdvestustehnikad on mind hästi palju aidanud, need on mulle eritäiesti sisse juurdunud juba tänaseks. Nii et ma võin öelda, et kõik need psühhoteraapiad aitasid omal moel, aga kõige vähem oli mul tõesti kasu KKT-st, pereteraapiast ja nõustamisest, sest see on olnud rohkem selline sümptomitega tegelemine, et mõtted, tunded, käitumised, mitte niivõrd see juurpõhjuse lahendamine, ehk varasemad kogemused ja nende lahendamine ja töötlus. Nii kõlab ühe meie kuulaja kogemus, mis tänast teemavalikut inspireeris. Tänaseks külaliseks on Ken Constable, kes on Mis mõttes saate kuulajatele tuttav juba varasemast. Olen Ken Constable, olen juhtiv teadur Tervise Arengu Instituudi krooniliste haiguste osakonnas ja olen ka osakoormusega isiksuse ja tervisepsühholoogia kaasprofessor Tartu Ülikoolis. Võin enda poolt veel lisada, et Ken on töötanud mitmeid aastaid eduka teadlasena psühholoogia valdkonnas. Tal on väga mitmekülgne kogemus teadusuuringute kavandamisel, läbiviimisel, analüüsimisel ning publitseerimisel. Ta on olnud ka Eesti Psühholoogide Liidu president ning just Keni juhtimisel viidi läbi esimene laiamahuline Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring. Mul on tõesti hea meel, et sa meiega siin oled, sest sa oled olnud tõenduspõhise psühholoogia üks olulisemaid ja häälekamaid eestkõnelejaid ja ma palungi alustuseks, et sa seletaksid meile ja kuulajatele lahti selle, et mida me tegelikult mõtleme, kui me räägime tõenduspõhisust. Tõenduspõhisus oleks hästi tore, kui ta tähendaks ühte konkreetset asja, aga eks teda kasutatakse ka mitmes tähenduses. Eile õhtul mõtlesin välja, mina tean vähemalt 4 tähendust ja need on natukene erinevad. Üks oleks see, et tõendatud mõju. No, kui me mõtleme ravimi analoogia peale, et siis me tahaks, et ravim aitaks, et tal oleks mõju. Kõrvalmõjude puudumine, see on ka, käib nagu selle tõendatud mõju juurde, et seepärast, et kui ravimil on positiivne mõju sellele haigusele, aga tal on nii tugevad kõrvalmõjud, et siis me peaks ka temaga olema vähemasti ettevaatlik.
ja teine selline nüanss selle tõendatud mõju juures minu meelest on kulutõhusus, et kui see ravim või noh, me võime mõelda ka psühholoogiline sekkumine, et kui ta küll mõjub, aga see on nii kallis, et keegi ei jõua seda maksta või ta võtab nii palju aega, et teed küll depressioonist vabaks, aga sellega läheb 90 aastat, et siis ta ka tegelikult ju praktiline ei ole, ta meid ei aita, kuigi ta kuskil universumis kedagi võiks aidata. Ja neljas tähendus minu meelest on see, et see mõjumehhanism oleks tõendatud. Ja see on see, mida me alati ei otsi, seepärast, et mõnikord aitab sellest, kui asi lihtsalt töötab, me ei tea, kuidas täpselt. Psühhofarmakoloogias on kindlasti neid näiteid, kus me ei tea, kuidas see ravim täpselt töötab, me ei tea seda täpselt mõjumehhanismi, selle kohta on oletusi, teooriaid, hüpotees, aga et ta töötab ja siis teda päriselt kasutatakse. Ja psühholoogias seda on rohkem, et me oletame, et see sekkumine võiks töötada, me ei tea täpselt kuidas, aga me näitame ära, et ta töötab, aga parem on, kui see mõjumehhanism on arusaadav ja kui see seletus selle mõjumehhanismi kohta on täiesti mütoloogiline, siis vist ka ei ole hästi tegelikult. Aga saan ma õigesti aru, et sa ka tegelikult nagu päris mustvalgelt seda küsimust ei vaata, et nii kindel see seisukoht ei ole, et meil iga teraapia puhul, mida rakendada võib, peaks olema kõik need erinevad 4 kategooriat justkui täidetud, mille sa just üles lugesid, et see asi on ikkagi nüansi rohkem, jah? No me nagu päriselt ei saa nii mustvalgeks minna, et me võiks minna nii kaugele, et öelda, et iga soovitus ja iga nii-öelda käitumine peaks olema siis tõendatud lõpuni. Ehk siis, et iga järgmine samm, kui kaua ma täpselt hambaid pesen, kas 10 sekundit kauem või vähem, ja me tegelikult ei saa nagu elu sellise joonlao järgi sättida lõpuni. Siin on ka praktilised näited, mis võib-olla teeb seda piiri natukene mingit pidi võib-olla selgemaks, et kui mõelda, et aga kui sul on probleem, et millisest piirist alates, siis tuleks rääkida spetsialistiga. Millise piiri alla jäädes võib mõelda, et sõbraga rääkimine aitab ka, aga sõbraga rääkimine on tõenduspõhine. Tegelikult on loogiline, et see ei ole nagu teadusega vastuolus, et sõbraga rääkimine mõjub hästi paljudele asjadele. Et kas me siis ütleme, et ära räägi sõbraga, vaid mine psühholoogi juurde igal tingimusel. Hea, eks see piiride tõmbamine vist ongi kõige keerulisem asi ja mulle tundub, või vähemasti on jäänud mulje, et see ongi see, mille üle vaidlus käib. Ehk siis, et mis need piirid defineerib, on see nii? Ma arvan küll. Ja ka see, et siin on piirid nagu mitmes kohas, et mismoodi ja kui tugevalt see mõju peaks näiteks olema tõendatud, et me saaksime seda sekkumist soovitada. Seepärast, et sõbraga rääkimine ikkagi nagu meie elus, eks ole, demokraatlikus riigis on iga enda otsus, et kas ta teeb seda või mitte. Ja psühholoogi juurde minek on ka iga enda otsus. Ja tegelikult nagu on inimese isiklikud otsused, mida me ei saa reguleerida. Aga kui me otsustame anda soovitusi, et ma soovitan kasutada seda teraapiat või seda ravimit või seda sekkumist, et siis ma just nagu võtan vastutuse selle soovituse eest, ehk siis ma pigem ju tahaks siis soovitada neid asju, mis töötavad. Ja siin tulebki mängu see, et kui see mõju ei ole tõendatud, ma soovitan seda niimoodi üldiselt, mitte oma sõbrale, et ma tunnen sind nii hästi, et ma arvan, et sinu puhul võib-olla mul on selline tunne, et sinu puhul see asi aitaks, jah. Aga et kui ma teen sellise üldise soovituse, et kognitiivkäitumisteraapia aitab hiirefoobia vastu, siis ma peaksin sellesse esiteks uskuma. Aga miks ma hakkan seda uskuma, on siis vähemasti minu puhul on nii, et ma tahaks siis näha, kas see mõju on päriselt tõendatud. Aga kui sa räägid soovitamisest, siis millist tasandit sa silmas pead? Kas seda, kui sina psühholoogina soovitad mingit teraapiameetodit või mõtled sa seda, kui riik midagi toetab? Kust maalt on vajalik see, et soovitaja vastutab oma soovituse eest?
eks kui ma nagu üksikisikuna soovitan, siis see on lihtsalt selline isikliku eetika küsimus, et siin isiklik vastutus, et siin ma ei oskaks seda kuidagi nagu reguleerida. Aga et riigi puhul küll, ma arvan, et kui riik ütleb, et me näiteks ütleme, me oleme nõus riigina selle teraapia või sekkumisviisi eest maksma, me oleme nõus neid ravimeid, eks ole, kompenseerima inimestele, aga neid teisi, mida nimetatakse ravimiteks, aga millel me ei tea olevat mõju, et nende eest me ei maksa. Et siis on see riigile nagu eetika küsimus mingis mõttes, et nii-öelda hoolitseda inimeste tervise eest. Teiselt poolt on majanduse küsimus ka, et me ei taha maksta nende asjade eest, mis tegelikult ei toimi. Aga ma sõnastan ühe küsimuse väga-väga lihtsalt, kui tohib. Et Ken, mis sa ütled, kas kõike üldse saab ära tõendada? Päris kõike ei saa. Ja see on ka nagu üks suur küsimus muidugi. Me võime võtta seda niimoodi, et see ravim, mis Ameerikas töötab, et kas ta eestlasele ka mõjub. See inimese bioloogia on enam-vähem ühesugune, et selle tõttu võiksime ravimite puhul eeldada, et see mõju on ikka enam-vähem sama. Ainult kui me võtame psühholoogilised sekkumised, siis siin see mõjumehhanism on ikkagi mitmekesisem. Me võiksime öelda, et inimese psüühika on ikka nagu üldjoontes sama. Aga et siin on selliseid kultuurilisi eripärasid ja sotsiaalne keskkond on erinev, et võib juhtuda küll, et mõni sekkumine, mis Ameerikas töötab, Eestis ei pruugi töötada. Aga et kui kaugele me sellega läheme, siis skeptiline on alati põhjast natukene olla, aga et millise piirini ma ei tea, et siin oleks võimalik sellist üldist reeglit sõnastada. Mind aitas mitme asja koosmõju. Ehk siis see, et tööriistakohver läks nagu päris laiaks ja see, et ma õppisin seda järjepidevalt kasutama ja need tööriistad siis minu jaoks on olnud mindful meditation, siis hingamise praktikad, psühhoteelikumid, aga muidugi füüsiline aktiivsus, normaalses rütmis magamine ja mis mind ei ole aidanud, on see, et võtta lihtsalt nagu positiivsete mõtete mõtlemine ilma muude tegevust, et ta ei aita. Väga paljud inimesed ütlevad seda, et lihtsalt mõtle positiivselt ja kõik saabki korda, et see on ikkagi üsna absurdne, et siis nagu peaksid mured küristada ära kaduma, et ikkagi on vaja mingeid tegusid, mingit tuge. Ja asi, millest ma ei ole nagu aru saanud, on see, et miks alternatiivsete meetodite kasutamine seni on nii nagu halvustatud või mingis wow-auks peetud, et eriti meetodid, mis tegelikult leiavad neuroloogias, moodsas neuroloogias kajastust, aga tavakliinikutes veel juurutatud ei ole. Et ma ise kuulan väga palju Huberman Labsi, seda podcasti ja mul on nagu raske aru saada, et miks meie süsteem nii kuidagi aeglaselt või paindumatult läheneb. See kuulaja kogemus viib meid järgmise olulise küsimuseni. Ehk siis, kui me tuleme sealt, et kas kõike saab tõendada ja kust maalt peaksid asjad olema tõendatud, siis kuidas sina, Ken, suhtud sellesse, et kui me tahame, et ükskõik milline valdkond edasi liiguks ja areneks, et siis me peame ju kogu aeg midagi uut avastama, see tähendab tegelema aladega, mille kohta me tegelikult täpselt ei tea, mille kohta ei olegi piisavalt infot ja asjadega, mis ei ole tõendatud. Ehk siis, kui me räägime innovatsioonist psühholoogia vallas, kuidas see võiks tõenduspõhisusega suhestuda? Ja eks ta on psühholoogias samamoodi kui mujal, ma arvan, et nagu kultuurisemiotikas Juri Lotman räägib, et need sellised innovatsioonid tulevad kuskilt piirialadelt, kus siis praegusel juhul psühholoogia puutub kokku mingite muude valdkondadega, et see on üks selline tõenäoline koht. Aga neid muid valdkondi on palju, et psühholoogias on juhtunud, et mõni idee või selline nii-öelda mõtteskeem võetakse üle bioloogiast või sotsioloogiast ja siis tehakse seda natukene ümber. Ja üks asi, mida muidugi on juhtunud, on see, et neid ideid tuleb ka, ütleme otse välja religioonidest, eks ole. Et näiteks kas või see teadveloleku selline mood
viimasel ajal, et see on ju ka pärit budismist või India mõttemaailmast ja siis, kui need esimesed artiklid psühholoogia teadusajakirjades ilmusid, et siis sinna pealkirja pandi juurde, et see on nüüd selline mitte esoteeriline mediteerimisviis või selline nii-öelda enesega toimetuleku tehnika. Et siis oli see tähtis, praegu on nagu harjutud sellega, et suur osa sellest mütoloogiast on sealt kuidagi välja võetud, et tegelikult ei pea nagu kogu seda mütoloogiat omaks võtma, mis nagu traditsiooniliselt on selle praktika juurde käinud. Ja siin on nii, et me ei pea üldse omama seisukohta selle mütoloogia suhtes, aga me võime seda kasutada tehnikana ja siis tekib see küsimus, et kas ta siis töötab sama hästi ja et kas ta üldse töötab, eks ole. Aga ühesõnaga, et lühidalt see on üks näide, neid näiteid on kindlasti veel, et kus nii-öelda päris teaduslikult on uuritud selliste nii-öelda enesega toimetuleku tööriistade mõjusust, mille selline põhjendus ei ole teaduslik, nad ei ole nagu algselt pärit teadusest ja seetõttu ka see põhjendus võib olla mõnikord täiesti teadusele vastandlik ja jabur. Ja kui mul on ka endal selline väike mikroskoopiline kogemus kunagi ammustest aegadest oli see 90-ndatel Eestis levis selline asi nagu transscendentaalne meditatsioon, mis tähendaks sisuliselt seda, et sa istud rahulikult 20 minutit ja kordad mingisugust silpi. Ja selle põhjendus on siis igasuguseid jutte on selle juures, aga põhimõtteliselt nii palju, kui ma mäletan, kuulus sinna juurde see jutt, et ja siis lõpuks, kui sa oled piisavalt kaua seda silpi korranud, siis sa saad ühenduse universumi ühendväljaga, midagi sellist. Ja minul see koht tekitas keskkooliõpilasel loomuliku sellise skeptilise küsimuse, et kas siis päriselt on füüsikud näidanud, et selline väli on olemas ja mingit märki ma selle kohta ei leidnud ja et sellega saaks nagu silbi korrutamisega ühendust võtta. Ehk siis, et see on nagu ütleme siis lihtsalt ja otse, et see on nagu jaburus, kuidas seda seletatakse, aga samal ajal see tehnika ise võib omada mingit mõju ja selle kohta on ka mõju-uuringuid ja me saame öelda, et kui sa seda teooriat uskuma ei jää, siis see võib nagu olla kasulik. Kui seda teooriat uskuma jääda, siis see võib ka millegi vastu aidata, aga see kõrvalmõju, mis on sellel nii-öelda jabural uskumusel, tegelikult võib viia ei tea kuhu. Seepärast, et selle tehnika puhul seda ma ise ei näinud, aga ma kuulsin jutte, et järgmine samm oleks, et sa istud seal rätsepa istes ja siis tõused lendu ühel hetkel. Aga et kui seda jääda uskuma, siis see võib nagu peast päris sassi jääda inimese. Ma olen kuulnud psühhiaatritelt, et tegelikult seda on ka juhtunud inimestega, et nad nagu see, et ta usub, et ta nüüd tõuseb lendu ja siis nagu tunneb, et tõuseb, tegelikult nagu nügib ennast põlvedega ülespoole, aga ise on raske vahet teha, kui sul on silmad kinni ja siis et see mõjub halvasti siuke põlvede peal hüplemine, eks ole, põlveliigestele, et seda ma olen ka kuulnud, et olevat kuskil näidatud, aga see nii-öelda tunne, et nüüd ma võin lendu tõusta, mis nagu päriselt nii ei toimi, kui sellist asja jääda uskuma, nii-öelda düsfunktsionaalsed uskumused, nagu võiks psühholoog öelda. Et see on otseselt nagu halb kõrvalmõju ja see võib kaaluda üles need positiivsed mõjud. Okei, aga kuna need põlveliigesed ilmselt paljude teraapiameetodite puhul ohus ei ole, siis ava palun rohkem, et tõepoolest, kui ma ostangi selle mütoloogia ära ja mõtlen siin, et ma saangi kõiksusega kontakti, et miks see ohtlik peaks olema? Ma arvan, et see ei pruugigi kõigi inimeste puhul olla ohtlik. Me elame ju maailmas, kus tegelikult on nagu erinevaid religioone, et kui seda võtta nagu väga järjekindlalt ja me peame kõik asjad ära tõestama, et siis me võiks öelda, et ilu ja
armastust ei ole ka olemas, eks ole. Nagu võib öelda, et Jumalat ei ole olemas, kui me ei saa teda katsuda. Ja et selles mõttes siin ei ole nagu selget piiri, sest et see ilu ja armastus ja Jumal tähendavad ka inimeste jaoks erinevaid asju. Et see ei ole nagu alati selgelt defineeritud ja see ei ole alati arusaadav, et mis tähenduses seda sõna kasutatakse. Et seetõttu ma arvan, ei ole hea, kui võtta selline positsioon, et me peame kõik tuletama nagu selle täpselt niimoodi nagu meelelisest kogemusest ja kui me sinna lõpuks ei saa seda mõttekäiku tagasi viia, et siis see on jama. Nii et selles mõttes see piir on tegelikult keeruline. Raske on vahet teha sellel, et ütleme, et kui üks teraapia ütleb, et enesesõbralikkus on tähtis, aga me küsime, mis asi see enes on, kelle vastu sa sõbralik oled, et see on mingi jama, seepärast et kui sa endale kehale haiget ei tee, siis sa juba oled võib-olla piisavalt sõbralik ja et siis sealt edasi on nagu kõik mütoloogia. Me võiks niimoodi arendada seda mõtet, aga tegelikult näidatakse, et siiski nagu enda vastu sõbralik olla on parem kui mitte olla. Nii et mul nagu ei ole selget vastust, aga siin on mõned äärmused, et mis on, kui me hakkame uskuma asju, mis on nagu füüsiliselt võimatud, et ma võin lendu tõusta, aga me võime seda filmida, et kuidas sa siis lendu tõused ja näidata, et sa nõksutad oma põlvekesi seal tegelikult ja selle tõttu hüppad. Et siis oleks õigem nimetada seda hüppamiseks. Ja teine asi, et kus see mütoloogia võib nagu mingil määral olla selline konks, mille otsa inimesi haagitakse, aga teistpidi, et võib-olla see ka konks, mis nagu lõpuks motiveerib inimest midagi ära tegema. Ongi see mütoloogia, jah, et millega ma paneks ennast näiteks siis igal hommikul jooksma 5 kilomeetrit või mis oleks see, mis motiveeriks inimest näiteks 20 minutit järjest istuma ja mõtlema, et kui ta kujutab ette, et sellel on mingid sellised suurepärased tulemused, et ma jõuan nagu valgustatuseni, et siis see on motiveerivam kui see, kui ta lihtsalt mõtleb, et see aitab, kui mul 20 aasta pärast oleks ärevus, et siis mul on tehnika, millega, kuidas sellega toime tulla, eks ole. Et see teine asi, mis on võib-olla õigem kirjeldus asjade kohta, et see ei ole kuidagi nagu ei tekita sellist tunnet, et nüüd hakkaks seda asja tegema. No see tuletab kohe meelde anonüümsed alkohoolikud, mis on ju ka tegelikult religioosse põhjaga, aga justkui väga efektiivne praktiliselt grupiteraapia vorm, et kas selle kohta võib nii öelda? Ja et siin võib mõelda, ega need grupiprotsessid ongi sellised, mida on nagu raske ära kirjeldada, et kuidas see täpselt töötab. Ma ise mõtleks sellest niimoodi, et ka nagu psühhoteraapiate puhul on mitmel juhul selliseid elemente, mis ei ole teaduslikult tõestatud ja tõestatavad, aga et kui see seletus on nagu otseselt vastuolus meie tõsikindlate teadmistega, näiteks seesama asi, et sa saad mingisuguse universumi ühendväljaga ühenduse, eks ole, ja võt siis või mingite kosmiliste jõududega ja siis tõused lendu. Kui see on nagu ilmselge jaburus, siis ma ise arvaks küll, et seda tuleks vältida, et ma nagu väldiks selliste praktikate soovitamist inimestele, kindlasti väldiks selle soovitamist nagu kõigile inimestele. Aga teine asi, et mulle tundub, et ka riik peaks ikkagi nagu olema ettevaatlik nendes kohtades, et ma arvan, et see ei ole koht, kus nagu riik peaks seda toetama. Aga kuidas psühholoogia valdkonnas neid valikuid tehakse, keda toetada? Et kelle ekspertiisi nende otsuste juures kaasatakse? See on minu jaoks raske küsimus. Ega see ei ole lõpuni lahendatud probleem üldse. Seepärast, et nii psühholoogil kui ka psühhiaatril tegelikult, kui ta on oma väljaõppe saanud, siis ta tegutseb võrdlemisi iseseisvalt, et ega neid meetodeid, et mida ta siis kasutab, nagu otseselt ju talle ette ei kirjutata.
psühhiaatri puhul muidugi, et ravimite pool see on nagu reguleeritud, aga ka psühhiaater võib teha psühhoteraapiat ja selle kohta ei ole mingeid selgeid regulatsioone. aga et kui mõelda selle peale, et millised, ütleme, teraapiavoolud, eks ole, oleksid kuidagi tunnustatud või toetatud, ega siin ka ei ole mingeid selgeid kriteeriume praegu või selle peale mõeldakse ja on erinevaid töörühmi, kes sellega tegelevad ja muuhulgas ka nende see, mis on enne teraapiat või sellised väiksemad sekkumised väiksemate probleemide puhul, mis võiksid aidata nagu inimesel paremini hakkama saada, kui tal ei ole nagu selget sellist psüühikahäiret. Näiteks mingid sotsiaalsete oskuste või emotsiooni regulatsiooni koolitused või ka seesama teadveloleku teema, et ka see võiks olla selline termin oli vist väheintensiivne psühholoogiline sekkumine, VIPS. Ma arvan, et siin tegelikult see tõendatud mõju on see küsimus, millest me mööda ei pääse, et see tegelikult peaks olema nagu kriteerium. Ja tegelikult selle juures ka ikkagi see kõrvalmõjude küsimus ja kulutõhusus peaks olema oluline. Et kui me võrdleme kahte sekkumist, mis mõlemad toimivad, aga üks kestab 2 aastat ja teine näiteks 2 kuud, et siis me ilmselgelt võiks eelistada seda lühemat. Sa ise oled teadlane. Küsingi, et millist infot on vaja, et sina ütleksid, et jah, sellel asjal on tõendatud mõju. Mis selle jaoks uuritud peab olema, et sind veenda? Peaks olema hea uuring tehtud. Aga et missugune on hea uuring, seda muidugi võiks kirjeldada raamaturiiulimeetrite kaupa. Aga üks selline kuldstandard võiks olla siis randomiseeritud kontrollrühm, et ühe grupiga tehakse sekkumist, teisega mitte ja siis mõõdetakse seda mõju, ehk siis siin ka see mõju mõõtmise küsimus on oluline, et me mõõdaks just täpselt seda asja, mida siis me tahame saavutada sellega. Ja siin üks oluline küsimus muidugi, mida võib-olla ei ole piisavalt rõhutatud, on see, et tegelikult see mõju ei ole ju kunagi universaalne. Et aspiriin ka ei aita kõigi haiguste vastu. Samamoodi siis ütleme, kui me võtame kognitiivkäitumisteraapia, mis on see prototüüpne näite, et kui me räägime tõenduspõhisest teraapiast, siis see ka ei aita kõigi asjade vastu. Ehk siis me peaks ütlema, et siin on see mõju-uuring, mis käib siis selle kognitiivkäitumisteraapia mõju kohta mingite spetsiifiliste foobiate ravimisel näiteks ja siis võtame järgmise häire ette, aga et on selge, et kui me räägime sellisest tõenduspõhisusest ilma täpsustamata, et mida me tõendame, et siis me päris täpselt ikka ei tea, millest me räägime. No see mõte, et miks meil peab olema kontrollgrupp, on sellepärast oluline, et tihtipeale need mõned häired võivad olla sellised ajutised, mis lähevad ise ka ajaga mööda. Ehk siis see, kui me võtame mingi hulga inimesi, teeme nendega seda sekkumist ja siis vaatame, et 2 kuu pärast ongi neil parem. Et see ei pruugi tähendada, et see sekkumine mõjus, kuna see paranemine võis iseenesest ka toimida, nagu haavad paranevad ise ja see ei aita, kui me määrime neile moosi peale, et ikka paranevad. Aga me võiks ilma kontrollrühmata, me võiks järeldada, et see moos nagu mõjub hästi haava paranemisele. Siin on muidugi küsimus, et milline see kontrollrühm peaks olema. Seepärast, et ka ravimiuuringutes on platseebo küsimus. Et kui inimene lihtsalt usub, et temaga midagi tehakse, siis see mõjub ka. Et ilma toimeaineta tablett aitab, see on muidugi väga individuaalne ja siin on ka palju selliseid segavaid tegureid, aga üldiselt küll, et selles ravimiuuringutes on see standard, et ei võrrelda mitte neid, kes saavad ravimit ja neid, kes ei saa,
vaid et võrreldakse neid, kes saavad päris ravimit ja neid, kellele antakse mingit samasugust asja, milles ei ole toimeainet. No psühholoogilise sekkumise või psühhoteraapia puhul see on ju keeruline, kuidas seda platseebot organiseerida. Mõne sekkumise puhul on mõeldav, aga alati ei ole. Ja üldreeglina on ikkagi nagu kahte sorti selliseid kontrollrühmi, et üks oleks need, kes on nii-öelda ootelehel, ehk siis, et kes ei saa praegu veel seda ravi või teraapiat, mida see sekkumisrühm saab. Ja teine oleks siis, mida kirjanduses kutsutakse treatment as usual või see nii-öelda tavaline ravi. Näiteks depressiooni puhul me võiks ette kujutada, et see tavaline ravi ikkagi tänapäeval on siis antidepressandid ja see psühhoteraapia on nagu raskemini kätte saada. Ja? Eks me võiks võrrelda psühhoteraapiat farmakoloogilise raviga. Ja? Aga siin on see, et me siis ütleme selle uue teraapia kohta, mille tõhusust me mõõdame, me saame öelda, et see nii-öelda mõjus siis paremini kui see, mida me tegime kontrollrühmaga, et ükskõik, mida me seal tegime. Näide selliste platseebo moodi sekkumise kohta võiks tulla sealt samast teadveloleku uuringutest. Siin on natukene lihtsam kui psühhoteraapia puhul tekitada mingi selline asi, mis just nagu ei ole sama, mis see teadveloleku tehnika harjutamine, aga mis pealiskaudselt näeb samamoodi välja. Et ühed istuvad 5 minutit ja pööravad tähelepanu oma hingamisele, see oleks siis see sekkumisrühm, teised istuvad 5 minutit niisama, ei tee mitte midagi. Või siis teevad midagi rahulikku, joonistavad midagi. Ja siis oleks küsimus, mida me siin otsustame, selle nimi oleks aktiivne kontrollrühm. Ehk miks see on parem kui passiivne kontrollrühm, kes lihtsalt jätkab oma elu tavalisel viisil, oleks siis see, et kas see teadvelolek, kas selle praktika harjutamine mõjub paremini kui lihtsalt suvaline rahulik tegevus. Kui me ütleme, et ja kui lihtsalt istumine, just nimelt, jah. Või nii-öelda, et see, et võtad mingi rahuliku tegevuse ja sa paned oma mured korraks kõrvale. Seal ei hakka lihtsalt suure hooga pihta, vaid natukene teed midagi rahulikku. Selles mõttes see aktiivne kontrollrühm oleks hea, kui me tahame ikkagi tõestada, et sellel sekkumisel on selline spetsiifiline mõju, et just see asi, mida me teeme, see mõjubki. See on väga hea seletus. Me oleme nüüd rääkinud tõenduspõhisuse mõistest. Me oleme puudutanud natuke seda vastutust riigi tasandil ja ma teen ettepaneku, et teeme oma vestluses väikese pöörde. Tuleme hoopis nende inimeste juurde, kes neid teraapia meetodeid rakendavad. Sest nagu sa Ken alguses ütlesid, et me maailma ju päris mustvalgelt ei vaata ja samas teisalt tõid välja, et sealt maalt, kui psühholoog oma kutse omandab, siis ega keegi teda ju nagu igapäevaselt seal kabinetis ei kontrolli. Ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et me justkui loodame ju ometi, et iga psühholoog areneb oma tööelu jooksul ja õpib juurde meetodeid, laiendab oma tööriistakasti, et selline uudishimu uute asjade vastu on ju täiesti hädavajalik või kvintessentsiaalne omadus selleks, et keegi ükskõik millisel erialal oma tööd hästi teeks. Aga mis mulje mulle on viimastel aastatel jäänud arvukate psühholoogidega vesteldes, on see, et ka spetsialistide hulgas on kohutavalt palju ettevaatlikkust selle osas, et mis on okei, mida ma tohin teha, kas ma ikka olen tõsiseltvõetav psühholoog, kui ma natukene mingi hingamispraktikaga ka tegelen. Ja ma usun, et ühest küljest see ettevaatus on hea. Aga teisalt mulle tundub, et see on ka piirav, sest pahatihti kardetakse just kolleegide kriitikat või hukkamõistu. Tajud sa seda sama, et see on natukene nagu miiniväli ka spetsialisti enda jaoks? Nagu oleneb ikkagi inimesest ja et osa nii-öelda psühholoogidest või siis end psühholoogiks nimetavatest isikutest kasutavad täie südamerahuga ka selliseid nii-öelda meetodeid, mis ikkagi on pärit kuskilt šamanismist või astroloogiast ja ei tea kus kohast ja ütlevad, et meil on selline meetod.
nii et see natukene selline meetodi kultus mõnel juhul ka me näeme seda ka, et ma olen sellist asja õppinud ja nüüd ma rakendan seda ja teie ärge tulge minuga vaidlema. Et noh, mul tuleb meelde see konstellatsiooniteraapia näide, mis ikkagi, kui hakata seda tausta vaatama, et siis see ongi nagu selline šamaani praktika ja et seal tõenäoliselt on mingeid komponente, mis võivad inimest ju aidata, aga siis seal on need nii-öelda šamanistlikud või uususunditest pärit elemendid, mis vabalt võivad tekitada inimestes täiesti jaburaid uskumusi, et see minu jaoks, ma ise sellise psühholoogi juurde ei läheks, kes seda asja teeb, seepärast et mulle tundub, et see kõrvalmõju on nagu mitte, et ma enda puhul kahtlustaks, et ma seda uskuma jään, aga pigem ma ise mõtleks niimoodi, et ma ei usu tema sellist professionaalsust, juhul kui ta püüab mind aidata sellise asjaga. No sa kasutasid just väljendit, et ennast psühholoogideks nimetavatest inimestest. Ma võtan sellest kinni, sest me tõepoolest täna teame, et psühholoogi ametinimetus ei ole Eestis reguleeritud ja iga inimene, kes on, ma ei tea, 20 aastat tagasi teinud psühholoogias bakalaureuse kraadi, võib teha endale kodulehe, nimetada endast psühholoogiks ja hakata inimesi vastu võtma. Mida sina ütled, kes ennast tegelikult psühholoogiks nimetada võiks? Eesti Psühholoogide Liit hiljuti on isegi selle definitsiooni välja mõelnud, et muidugi see on nagu mingi piirini, eks ole, kokkuleppe küsimus. Aga üldiselt inimene, kes tahaks teisi aidata oma teadmistega, eks ole, et ja nimetada ennast selle juures psühholoogiks, et me tahaks eeldada, et tal on vähemalt selline magistritaseme haridus psühholoogias ja teiseks, et ta on nagu omandanud siis need meetodid, mida ta oma valdkonnas kasutab ja neid ka niimoodi juhendaja käe all praktiseerinud. Nii et see selline lihtne valem nii-öelda psühholoogi väljaõppe jaoks oleks magistriõpingud pluss vähemalt 1 aasta, aga vahel see võib olla ka kauem sellist juhendatud praktikat. Nii et see sõltub valdkonnast, eks ole, et koolipsühholoogidel ta on natukene ühtmoodi ja kliinilistel psühholoogidel natukene teistmoodi on nii see juhendatud praktika kui ka siis see õpingute nii-öelda viimane osa, spetsialiseerumise osa. Et see oleks selline lihtne vastus ja mulle tundub, et psühholoogiks olemise juurde ikkagi peaks käima ka see selline iseseisev võime nagu teaduskirjandusest aru saada. Seepärast, et psühholoogia muutub kogu aeg ja me peaks vahel oma teadmisi täiendama, aga kui me nendest algallikatest aru ei saa, nende see teadusliku mõtlemise alged käivad sinna juurde. Et noh, niisamamoodi insenerid õpivad füüsikat, et siis see psühholoogia praktiseerija peaks tundma inimese psüühikat. Ja see inseneri paralleel on minu arust väga ilusasti sõnastatud, aga kui ma küsin otse, et kas iga psühhoterapeut peaks olema psühholoog? No ta tingimata ei pea ja noh, maailmas on palju neid näiteid, kus, eks ole, psühhoteraapiat teevad, ütleme, kas vaimse tervise õed või lihtsalt meditsiiniõed või noh, psühhiaatrite puhul, kas Eestis on tavaline, kuigi psühhiaatrite teraapia väljaõppe vahel ju kipub olema teistsugune kui psühholoogidel, et siis on siin see küsimus, et mida täpselt tehakse. Et seal ilmselt on selline mitmekesisus olemas. Ja siis on ka sellised lühisekkumised, mille puhul võib-olla ka need haridusnõuded on veel nagu sellised liberaalsemad või võivad potentsiaalselt olla liberaalsemad, et see, kui teha mingit sekkumist nii-öelda manuaali järgi,
noh, ma arvan, et eeldus kindlasti oleks see, et mingi valdkonna haridus või mingi sotsiaalteaduste valdkonna haridus, seepärast, et aru saada, kuidas inimestega suhelda ja mis toimub, kui ma seda teen ja teist asja teen ja arusaamine selle juhendi mõttest, eks ole, et selles mõttes see ei ole nii, et ükskõik, kes võiks teha, aga nende lühisekkumiste puhul siis ma arvan, ei pea eeldama, et seda teeb kindlasti psühholoog või kutsega psühholoog. Kui me oma saates esimest korda seda tõenduspõhisuse teemat puudutasime, kui ma ei eksi, see oli meie 7. episood üldse, siis jõudsime me sellise järelduseni, et võib-olla olulisemgi kui see teraapiameetod, mida rakendatakse, on see, kes on see inimene, kes seda rakendab, milline on tema ettevalmistus, kui lai on tema tööriistakast ja tema võimekus konkreetsele inimesele sellist rätsepalahendust tuua. Oled sa sellise seisukohaga nõus? See on empiiriline küsimus, et me tegelikult ju tahaks eeldada, et see meetod, mida kasutatakse, et see päriselt mõjub. Jah? Aga et selle juures eeldus on ju ka see, et see psühholoog saab inimesega mingisuguse kontakti ja teda võetakse tõsiselt ja nii edasi. Et mulle tundub, et kui see meetod sealt ära võtta ja jätta lihtsalt nii-öelda psühholoogi juuresolek, eks ole, et siis see ka ei toimi. Et võib-olla see on selline pool vastusest, kui öelda, et see isik on olulisem. Et ma arvan, et see isik on oluline selleks, et see meetod saaks toimida või jõuaks pärale. Seda me võiks ette kujutada niimoodi jällegi, et kui arsti puhul see ei ole oluline, et milline arst annab sulle selle tableti, et põhimõtteliselt kui sa neelad selle alla, et siis see toimib, jah. Aga et kui see arst on ikka tigeda näoga või jätab sellise ebaprofessionaalse ja kohmaka mulje, et siis võib-olla see platseeboefekti osa, mis on ka kõigil ravimitel, eks ole, ravimite toimes ka üks komponent, et võib-olla see hakkab toimima teistpidi seda ja et võib-olla selle kurja ja nii-öelda ebaprofessionaalse näoilmega arsti antud ravim äkki ta nii hästi ei mõju. No, põhimõtteliselt võiks sellist asja ette kujutada. Mina oma teel olen kohanud 10 psühholooge, nii psühhiaatreid, nii kliinilisi, mittekliinilisi ja väga keeruline oli enda jaoks õige inimese leidmine. Et alguses üks psühhiaater ütles, et mul on liiga hull vaimne häire, et tema nii hulludega ei tegele. Hiljem selgus, et ei olnud sellise diagnoosi riigi lähedalgi. Tegu oli sellise kalli erakliinikuga ja üks psühholoog soovitas lisaks sügavalt hingamisele ka jumala leidmisele mõelda. Järgmine psühholoog hakkas liialt süüdistama mulle lähedasi inimesi, ei saanud aru, et see nagu minu jaoks ei olnud õige lähenemine. Ja üks psühholoog rääkis lapsi endast väga palju, mulle nagu ei keskendunudki. Nii et väga pikk teekond on läbitud abi saamiseks ja päris mitmel korral loomulikult olen ka loobunud või alla andnud, sest et õige inimese leidmine tundus täiesti lootusetu ja lisaks pidi ikkagi rinde pistma väga suurte raviarvetega, aga kognitiivkäitumuslikkus sai väga pikalt arutleda lapsepõlve, traumakogemuste ja käitumismustrite üle, siis EMDR, mis on siis eye movement desensitization and reprocessing, et see aitas mõnest eriti traumaatikasest sündmusest emotsiooni välja võtta, ravimid aitasid stabiliseerida ja siis mindfulness aitas paanikahäirega toime tulla ja aitas nagu arvatavasti kombinatsioon kõigist nendest. Kui suudad ise läbi teha selle kadalipu, et eraldada need terad sõkaldest või kuidas leida see terapeut või see psühholoog, psühhiaater, kellega nagu päriselt klapib. Ja samas kõige rohkem saab meil ise aidata, et peab olema valmis endaga tegelema, oma käitumist, arengukohti ja muutma, teistest aru saama. Mulle tundub, et ei ole nagu one size fits all mingit teraapiat olemas, vaata. No mina tõlgendaks ikkagi seda niimoodi, et see terapeutiline suhe on see, mis nagu on alus selle meetodi toimimisele, ehk siis, et kas see klient hakkab üldse koostööd tegema, sest et tegelikult nagu psühhoteraapia puhul ikkagi on kõige olulisem see, mida see inimene ise teeb, et psühholoog ei tee seda
tööd, vaid inimene ise teeb ja psühholoog nii-öelda aitab inimesel jõuda selle järelduseni, et mis oleks nüüd hea asi teha või mida ma peaksin muutma ja kuidas selleni jõuda. Ja et kui see terapeutiline suhe nagu on halb või puudu, siis nagu need eeldused ei ole täidetud, et siis see asi ei saa toimida. Ja võib-olla see küsimus on siis selles, et psühholoogidel on nagu erinev võimekus või oskus seda suhet luua. Ja et neil võib olla see professionaalne taust nagu sama hea, aga ühel on lihtsalt selline mingi X-faktor on rohkem. Ja et ma arvan, et selle terapeutilise suhte loomine, et see ei pruugi nagu 100% olla seletatav niimoodi nende käitumiste põhjal, mida me saame jälgida. Eks ta nagu ka teaduskirjanduses jääb natukene selliseks müstiliseks asjaks, aga see ei tähenda, et ta ei oleks nagu põhimõtteliselt seletatav. No see on selge, et see terapeutiline suhe on äärmiselt oluline, aga kas see võib olla ka üheks faktoriks, miks nii paljud inimesed Eestis viimastel aastatel pöörduvad alternatiivsete praktikate poole, alternatiivsete teraapiate poole? Või on siin mingi muu põhjus? No üks küsimus on see, et psühholooge on vähem ja et nad tegelikult nagu ei ole see teenus kergesti kättesaadav. Teine pool siin on see, et kust inimene teab, mis aitab. Ja see ei ole nagu ühe sellise infobukletiga lahendatav küsimus. Sellepärast, et noh, kui mõtleme, et mis on see psühholoogia nii-öelda maine või imidž, psühholoogia tudengid esimese aastaga saavad selgeks, et psühholoogia on selline ennast teaduseks pidav valdkond, jah. Ja seal ikkagi kasutatakse järjest rangemaid teaduslikke meetodeid. Aga ega rahvas ju seda ei tea, et kui ma küsin sinult, et kes on nimeta üks kuulus psühholoog, ma kardan, et esimesena tuleks pähe Freud, jah. Ja teisena võib-olla see, Jung, siis Jordan Peterson ja igasugused sellised nimed. Nüüd küsimus on selles, et kui palju neil on siis need, kes nagu moodustavad tegelikult selle psühholoogia imidži, et kui palju neil on päriselt pistmist teadusega ja kui palju nagu lihtsalt sellise targa näo tegemisega, et kindlasti neil on nagu, keegi ei saa öelda, et Freud ei oleks olnud põhjalikult haritud inimene. Aga et kui mõelda, et kuivõrd teaduslikud tema meetodid olid, et siis nad pigem ei olnud. Et tegelikult need tüüpnäited psühholoogidest tulevad sealt kuskilt, eks ole, kõrvalt. Ja kui mõelda YouTube'i psühholoogi peale, et see võiks olla keegi, kes nii-öelda sellise sisendava häälega räägib sellist natukene müstilist juttu. Et psühholoog kõlab natukene uduselt inimeste jaoks. Ja et kõlab natuke nagu kristalliterapeut lihtsa maainimese jaoks. Ma arvan, et siin on see põhjus, et me tegelikult ei tea, mis. Ja kui mõelda, et mis on teaduse maine nagu, et siis me võime samamoodi öelda, et hästi, et nad oskavad sildu ehitada, aga et kas nad ravimeid oskavad toota või nad on, eks ole, nende suurte kompaniide mõju all, et see on juba omaette küsimus. Kui me jõuame psühholoogiani, et siis on nagu hoopis raske midagi tõsist väita. Ja kolmas asi, ma arvan, mis on ka oluline, on see, et mis psühholoogid tulevad mind nagu mulle endale lahti seletama. Ma tean ise paremini. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis nagu selline uhkus või eneseuhkus, millega ilmselgelt psühholoogia peab arvestama, et inimestel on selline asi olemas, ega ma ise ka ei laseks endale öelda teistele, et kes ma siuke olen, eks ole. See on normaalne asi inimestel ja et kui ma tahan uskuda kristalle, siis ma usun neid kristalle, onju. Ja see ongi inimeste valik. Ja et me, mõnes mõttes me ei pea nagu selle vastu iga hinna eest võitlema, aga see info, et mis nagu päriselt aitab ja kuidas kontrollida, et see päriselt aitab, seda saab teha
paremini kättesaadavaks, ma kujutan ette. aga mida selleks vaja oleks? Sest võib vist jätkuvalt üldistada, et inimesed ei tee tingimata vahet ka psühholoogil ja psühhiaatril, rääkimata sellest, et kõik laialdane üldsus mõistaks, kes on kliiniline psühholoog, kes psühholoog-nõustaja, kes psühhoterapeut, kes lihtsalt terapeut, et see põld ja see ametinimetuste virvarr on nii lai. Kuidas üks inimene, kes on oma vaimse tervise teekonnal teinud selle julge sammu ja abi otsimas, kuidas ta sellel maastikul orienteeruma peaks? No ma arvan, et üks asi, mida me saaksime lähiperspektiivis paremini teha, on see, et kõigil nendel vaimse tervise või üldse tervise ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidel oleks nagu täpsem ettekujutus, et kes on need erinevad psühholoogid, mis kompetents käib kaasas millise psühholoogi kutsega ja et kuidas neid leida. Et kuidas nagu inimest õpetada vahet tegema, ma arvan, et siin on see infobukleti küsimus võib-olla, et kui ta jõuab selleni, et nüüd ma tahaks päris psühholoogi, et siis tal oleks see info nagu kergesti käepärast võtta. No mulle tundub, et selle juures üks suur katusküsimus ongi see, et mis pidi läheneda, ehk siis, et kuivõrd me peaksime lähenema läbi regulatsioonide, piirangute ja kuivõrd panustama sellele, et inimeste endi teadlikkust tõsta. Et kuidas sina suhtud sellesse, et kas psühholoogi ametinimetus kui selline peaks olema reguleeritud nii, et seda ei võiks kasutada inimene, kellel ei ole näiteks läbitud psühholoogia magistriõpinguid ja kutseaastat? Pigem ma arvan, et see oleks nagu hea mõte, jah. Kui see nimetus ei ole kaitstud, eks ole, et siis võib olla niimoodi, et me tekitame inimestes valesid ootusi, et psühholoogiks nimetab ennast keegi, kes tegelikult ei ole selle valdkonna ekspert ja inimene läheb ja loodab temalt abi saada, aga alati ei pruugi seda saada. Mõnda inimest võibki selline ebaprofessionaalne abi ka aidata, aga need on üksikjuhtumid, et seetõttu ongi oluline, et see mõju oleks süstemaatiliselt tõestatud ja siin nagu parim, mille peale me loota saame, ongi see, et need meetodid, mida psühholoog kasutab, et need on siis tõendatud ja et me ei saa ju iga psühholoogi puhul eraldi viia läbi seda mõju-uuringut, et see ei oleks reaalne. Aga tänases, nagu meil nimetatakse, vaimse tervise kriisis, vaatamata pingutustele võib vist tõesti öelda, et abi kättesaadavus jätab siiski soovida. Ja ehkki vaimse tervise abi on mingis mõttes kättesaadavam kui kunagi varem, meil on rohkem teenuseid kui kunagi varem ajaloos, aga kasvab üha enam ka abivajadus. Ja seetõttu leitakse ka, et mida enam me saame kasutada kõiki neid inimesi, kes on huvitatud vaimse tervise valdkonnas abistamisest, et mida enam neid siis süsteemi integreerida, et seda parem see oleks, sest et see suurendaks abi kättesaadavust. Mis sa ütled, on see nii? Natuke on, ma arvan, et aga ma arvan, et siin see nii-öelda vabatahtlik abistamine nii-öelda ükskõik milliste meetoditega, et see ei pruugi olla hea mõte, et me võime selle nii-öelda konna viia teisel poole teed, aga võib-olla sinna poole, kuhu ta ei tahtnud minna. Et selles mõttes see vabatahtlik abistamine lihtsalt ilma väljaõpeta, ma arvan, see pigem ei pruugi aidata. Nii et see üks viis, kus nagu kõik kõrgharidusega inimesed võiksid olla abiks, võiks tõepoolest olla need väheintensiivsed sekkumised, mida saab juhendi põhjal teha. Aga et ka seal on eelduseks ikkagi see, et see juhend on korralik, eks ole, põhjalik, et sinna juurde käib ka väljaõpe, mis on ka põhjalik, millel on ka mingid oma sellised hariduse ja muud eeldused ja et ka see meetod ise on siis tõendatud mõjuga ikkagi. Ehk siis seda, et kuidagi integreerime näiteks vaimse tervise süsteemi mingi, ma ei tea, näiteks meditatsioonitunni, mis otseselt ei ole vaimse tervise valdkonna teenus, aga võib-olla selline tore ja väga toetav praktika paljude jaoks, et seda sa otseselt ei poolda. Ma arvan, see meditatsioonitund, eks ole,
on ka tore sinna teha, et samamoodi teha venitusharjutusi ja ma usun, et see nagu tegelikult võib olla reaalse mõjuga, aga et teistpidi, et see meditatsioon nii-öelda selle väheintensiivse psühholoogilise sekkumisena, et sellel oleks ikkagi see eeldus, et on näidatud, et sellise meetodiga läbi viiduna sellel praktikal on positiivne mõju ja et kõrvalmõjusid siis nii palju, kui me suudame uurida, pigem ei ole. Aga ma arvan, et see selline prototüüpne Vipsi näide või selle väheintensiivse psühholoogilise sekkumise näide võiks olla näiteks selliste emotsiooni regulatsiooni oskuste või sotsiaalsete oskuste õppimine. No kui nüüd puudutada veel seda terapeudi vastutuse küsimust, siis me teame, et kutsega psühholoogide puhul on väga selge eetikakoodeks. Aga millest peaks lähtuma iga inimene, kes tahab teistele psühhoteraapiat rakendada eetika mõttes, oma piiride tajumise mõttes, et ükskõik, kas tal on psühholoogia väljaõpe või ei ole? No need eetikaprintsiibid ju lõppkokkuvõttes on ikkagi selle hariduse osa, nii et ma nendest ei oska nagu päriselt rääkida, et kellel ei ole väljaõpet, sest et tegelikult üks osa sellest eetikakoodeksist on ka see, et sa rakendad meetodit, mida sa tunned ainult ja et mis on ka päriselt nagu põhjendatud. Ehk siis, et nende nii-öelda mitte põhjendatud ja ebateaduslike meetodite rakendamine nagu psühholoogi eetikakoodeksiga on tegelikult ju nagu vastuolus. Nii, et see on üks osa nende nii-öelda asjatundlikkus, ma võiks seda püüda ühe sõnaga kokku võtta, jah? Et ma tean, mida ma teen. Ja konfidentsiaalsus kindlasti on hästi oluline, et see klient saab olla kindel, et see, mida ta räägib, tegelikult ikkagi kuhugi sealt välja ei jõua. Või siis, kui psühholoogil tõepoolest on tahtmine seda, eks ole, oma superviisoriga arutada näiteks, et siis see on selline kokku lepitud või siis igal juhul jääb nagu anonüümseks, eks ole, et muudetakse mingid detailid ära ja ei räägita mingisuguseid, eks ole, isiklikke üksikasja ja ainult siis, kui seda on vaja, eks ole. Ma arvan, et ka oskus nõu küsida, siis kui on selge, et minu teadmistest jääb puudu. Ehk siis see on nagu mõnes mõttes ju lihtsalt oskus või kognitiivne oskus, et see on ka teaduses hästi oluline, et keegi ei arvaks, et ta on universaalne ekspert kõigis asjades. Ja oma nende piiride äratundmine, et psühholoog peaks saatma selle kliendi kellegi teise juurde, kui ta ise tegelikult ei ole selles valdkonnas kompetentne või kui ta näeb, et tal on mingi probleem, kus oleks vaja, ma ei tea, kopsuarsti või psühhiaatrit või siis, ma ei tea, toitumisnõustajat, et siis ta saadab selle kliendi edasi või unearsti, jah. Kas seda võib näitlikustada niimoodi, et kui keegi inimene käib näiteks 3. aastat tegelikult depressiooni tundemärkidega mingis alternatiivpraktikas, olgu see massaaž või hingamine, mis iganes, et kas sellel terapeudil seal oleks ka kohustus tegelikult öelda sellele inimesele, et vabandust, et ma arvan, sul oleks tark rääkida perearstiga või pöörduda psühholoogi poole? Mina arvan, et nii-öelda moraalselt tal oleks kindlasti selline kohustus. Väidetavalt ka Kaika Laine oli saatnud, eks ole, inimesi arsti juurde, kui nad tulid tema juurde mingi tervisemurega, mille kohta tema teadis. Nii et selles mõttes seda võib mõnikord juhtuda, eks ole, kui juhtud õige sellise nõia juurde, aga kui juhtud vale nõia juurde, kuidas teha vahet heal ja halval nõial, eks ole, et see on ilmselt ikkagi oluliselt raskem, kui vahet teha professionaalsel ja siis väljaõpetav psühholoogil. Suur aitäh sulle, Ken! Just nõnda kõlas meie tänane 3. hooaja esimene saade ja esimene vestlus teemal alternatiivteraapiate ja tõenduspõhiste psühholoogia omavahelistest suhetest. Minu nimi on Marta Pulk, te kuulasite Mis mõttes podcasti
ja täpselt sama teemaga jätkame me juba järgmises episoodis, aga järgmisel korral juba uue kõnelejaga ja natukene uues võtmes. Peatse kuulmiseni!